Kuna meie saade on alati huvitanud tehnoloogilistest edasiminekutest turvavaldkonnas, on meil tänases saates hea meel näidata ühte lihtsamat turvalahendust, mis küll eraisikute jaoks on juba mõnda aega saadaval olnud, aga enim populaarsust kogumas just väikeettevõtjate seas. Turvalahendus, mis on odav ja samas teeb töö ära nii, et selleks ei pea tegema suuri ümberehitusi nagu tavaturvalahenduste puhul. Asja uudsus peitub lahenduses, kus turvasüsteemi häire puhul saavad valvekeskuse töötajad häire juba koos pildiga. Seni pidi kas iga ettevõtja ise probleemide korral videosalvestust edasi-tagasi kerima või tellima veelgi kallima lahenduse, et videopilti turvafirma keskuses jälgitaks. Arvestades, kui palju on viimaste kuude jooksul ka meie saates näidatud professionaalsed või amatöörvargaid, on taoline süsteem õigustatud ka väiksemasse ettevõttesse. On väga palju ettevõtjaid, kes täna üleüldse on jätnud turvateenuse tellimata, et on võtnud teadlikult selle riski, et saab ka ilma. Aga siin on kaks asja koos, et esiteks on siis võimalik ikkagi ruumid valve alla panna, on kindlustunne olemas, et kui ise kohal ei ole, keegi on su ruume valvamas, aga teisest küljest on lisafunktsionaalsusena sul igal hetkel võimalik läbi selle süsteemi ja läbi oma nutiseadme saada infot, et mis ettevõttes toimumas on. Et ta on hästi ideaalne sellisele väikekohvikule, väiksele butiigile, kauplusele, juuksurisalongile, lillepoele, kus omanik tegelikult enamasti ise on ka kättpidi ettevõtte küljes kogu aeg toimetamas, aga samas ju kogu aeg kohal ikkagi ei ole, et kui nüüd oled linna peal asju ajamas ja soovid ikkagi teada, et kas järjekord on väga pikk ja on vaja töötajale appi minna või mitte, siis see funktsionaalsus on siin olemas, nii et see on see nagu uus tase, et ei ole väike ettevõtjal vaja sadu ja sadu või isegi tuhandeid eurosid investeerida täiuslikku videovalve lahendusse, et kui on väiksemad ootused, siis selle asjaga katab selle kindlasti ära. Alles loetud päevad tagasi kõlas meedias teade, et peeti kinni ligi 50 vargust toime pannud meesterahvas. Just taoliste meeste puhul tulebki välja süsteemi kasulikkus. Kui juhtimiskeskusesse jõuaks näiteks tavaline häire, läheks käsuliini läbimiseks ja patrulli väljasaatmiseks üsna pikalt aega. Nüüd on näha koheselt koos häirega juba ka pilti ja võõrast isikut ettevõtete ruumides. Seda sama pilti näeb ka operaator, eks meie poolt ja ekipaaž on juba teele saadetud ja kui kliendiga suheldes selgub, et see tõesti on võõras mees, kes seal parajasti olema ei peaks, siis on meil sellest palju nagu abi ja on teada, et võib-olla tuleb siin hoopis suuremate jõududega näiteks reageerida. Aga kui see mees on tuttav, kes seal pildi pealt on näha, siis see annab kliendile info, et tuleb kiirelt turvafirmasse helistada ja öelda, et reageerida ei ole vaja, et ise oleme süüdi, põhjustasime kogemata selle häire näiteks sisenemisega, valvesüsteemi mahavõtmisega, mille iganes. Kuna tegemist on väikesemahulise lahendusega, ei sobi taoline pildistava kaameraga andurisüsteem suurtesse tööstushoonetesse. Kui on ikkagi sellist tõsist videovalve lahendust vaja, siis neid on meil ka pakkuda, aga see süsteem ei ole selle jaoks mõeldud, et mitmete kaameratega head ülevaadet, väga nagu suurt resolutsiooni, playbacki, kiiret kerimist, kõike seda, see süsteem selle jaoks ei ole nagu loodud. Et selle jaoks on teised süsteemid, need nõuavad natukene suuremat investeeringut, aga ma arvan, väike ettevõtja esimese sellise vajaduse saab ikkagi siit nagu rahuldatud. Vanasti pidi signalisatsiooni mahavõtmiseks sisenema valvatavasse ruumi ja kiiresti klahvistikul koode sisestama. Praegu käib kõik läbi telefoni äpi. See töövahend ongi sul äpp telefonis. Jah, sa saad seda arvutis ka teha, aga põhimõtteliselt valvesse panemine, valvest mahavõtmine käib nagu kõik läbi selle äppi ja siin keskseadmel on küll klaver peal, eks, aga see on tegelikult siuke nagu back-up juhtumiks ja tavaliselt ütleme, et see keskseade pannakse kuhugi valvestatud ruumi, kuhugi üldse nagu tahaplaanile, et see ei ole asi, mis pannakse ukse kõrvale, et sa siit võtad valvestama. Kui sa tahad ukse kõrvale midagi, siis sa saad lisasõrmistikku, enamik klientidel seda ei olegi vaja, nad teevad seda oma äpist.